naisi eristab just see ja mis teeb neid väga ohtlikuks, on see, et me juba eeldame, et naised nagu võiksid olla õrnem sugupool, nad on ikkagi emad, nad on ikkagi eluandjad, aga mida näitab ka ajalugu, naised on alati olnud julmemad. Ja mis siis eristab tumeda tegelase käitumist siis meestest? Üks asi on see, et nad võrreldes meestega ründavad oma lähedasi. Ehk siis nad võtavad oma lähedasi ja siis halastamatult hakkavad neid näiteks hävitama, kui siis see lähedane ei vasta nende ootustele, ei käitu nii, nagu nad tahavad, ei allu nende kontrollile ja nii edasi. Teine pool on see, et kui te nüüd olete sattunud näiteks sellise ema lapseks, siis ütleme nii, et see on kurb lugu, isegi väga kurb. Sest et nad käsitlevad teid nagu võiks öelda asju. Kui teil on palavik ja te olete haige, aga emal on kokku lepitud sünnipäev, siis ta loomulikult läheb sinna, mitte ei istu teiega. Te ei ole mitte kunagi nende jaoks piisavalt head, alati on midagi puudu ja hullem veel, kui näiteks tal on 2 last või rohkem, siis ta võtab 1 ja see on siis see, keda siis nii-öelda upitatakse, aga teised tehakse armutult maatasa ja väga julmalt ära kasutatakse. Lisaks on ka see, et naised ei kasuta otsest agressiooni nagu mehed, vaid nad on passiiv-agressiivse käitumisega ning nad kasutavad enda eesmärkide saavutamiseks kolmandaid isikuid. Lisaks, mõelge, mul praegu tuli meelde üks lugu, mida rääkis mulle üks mees ohver kunagi. Kuidas ta siis juba pärast seda, kui ta oli 2 nädalat selle naisterahvaga nii-öelda kohtamas käinud, hakkas see juba helistama, kirjutama ja kõikidele tema Facebooki sõpradele, perekonnaliikmetele ja nii edasi, kuigi suhe ei olnud veel üldse sealmaal. Ehk siis naised hästi palju oskavad ka kasutada sotsiaalset mõjutamist, rääkimata sotsiaalsest meediast. Nii et vahe on suur, aga mis kindlasti neid naisi alati eristab, on see lõputu draamade ülesvõtmine. Ja sellest, miks on vaja võtta üles draamasid, räägime me juba järgmistes videotes.